Tere, head televaatajad! Tere ka minu poolt. Ja tere tulemast vaatama saadet Telert TV. Nagu meie usinad vaatajad juba kindlasti teavad, on Telert TV saade, kus meie, ehk siis mina, Heti, Edaines, Rolf ja Tanja käime külas toredatel Eesti inimestel, kelle mõtetest ja tegudest me kõik võiksime osa saada. Nagu eelmises saateski on meil ka seekord abiks 2 toredat kaassaatejuhi kandidaati. Seekord siis teie ees 2 usinat, tublit ning imeilusat tüdrukut. Läheme ja vaatame, kuidas nad selle raske telereporteri ametiga hakkama saavad. Just nimelt. Ja kes on nendest kandidaatidest kõige teleri kõlbulikum, selgu juba maikuu lõpus. Kohe ongi meie uued kandidaadid koos lugudega teie ees. Ma ei suuda niimoodi naeratada, et mind närve praegu. Telert TV poolt korraldatud saatejuhtide castingule laekus 300 sooviavaldust. Sellest suurest hulgast andekatest inimestest valis Telert TV meeskonnast koosnev žürii välja 10 finalisti. Igaüks neist teeb koos ühe praeguse saatejuhiga reportaaži, mida näidatakse nii teleeetris kui ka saate kodulehel teler.tv. Kui kõik finalistid on oma teledebüüdiga hakkama saanud, valib Telert TV tiim vaatajate abiga välja oma meeskonda uue kaassaatejuhi. Publiku lemmiku valimine toimub meelelahutusportaalis weekend.ee. 10 õnnelikku finalisti, kes soovivad saada saatejuhiks, on teie ees. Anett Tomašpolskaja, Anneli Aasalaid, Armo Vask, Kristiine Asu, Kärt Pormeister, Margaret Kelomees, Mari-Liis Poolak, Maria Kukk, Nadja Haugas ja Silja Seidla. Kes on neist see, kes saatejuhtimisega kõige paremini hakkama saab? Teie ees on kohe meie esimene lugu, kus kaassaatejuhi kandidaat Margaret oma teledebüüdi teeb. Margaret on 17-aastane Tallinna tüdruk ja tema isa muuseas töötab ka televisioonis. Ja kohe näeme, kas telepisik on geenidega päritav. Margaret Kelomees. Margaret Kelomees. Ma olen osalenud ühes Senni reklaamis. Kunagi väga ammu ma lugesin oma luuletusi ühes saates esimeses klassis. Teil on alati sellised südamlikud lood nagu inimesest, kes võib-olla kuskil mujal võib-olla ei saa näidata, mida nad teevad. Kindlasti ma vaataksin sinna noorte poole peale. No ma olen alati olnud sellise keskmisest suurem tähelepanu ajadusega. Head televaatajad, me oleme jõudnud Tartusse Raadi lennuväljale ja siin toimub hooaja esimene ametlik kiirendusvõistlus nimega Drag Race 2009. Me läheme uurime seda, et see võistlus ei ole pelgalt lihtsalt üks väike üritus, vaid see on tegelikult inimeste jaoks elustiil. Nagu te näete, ei ole ma täna siin üksi, vaid minu kõrval on ka meie kaunis kaassaatejuht, kes siis samuti valiti välja meie saatejuhi konkursilt. Ja kohe ma annangi mikrofoni tema kätte ja ta tutvustab teile natuke ennast. Tere, mina olen Margaret, olen 17 aastat vana ja arvan, et mina peaksin saama Telert TV saatejuhiks sellepärast, et see on kindlasti see, mida ma näen ennast tegemas ka paljude aastate pärast. Läheme nüüd ja sukeldume sellesse üritusse, uurime, mis siin täpselt täna toimub. Sa julgeks selle sikli peal minna ka või? Tahama võib-olla istuksin, aga ise juhtima ma ei hakkaks, jah. No ega ma arvan, et jah, oleks päris ohtlik su kätte selline suur. No, aga sina julgeksid, Kristjan, või? Mina arvan, ma julgeksin, jah. Ma olen ennem ka siklitega kohta. No siis küll. No kuidas tundub? Kas tänane üritus on juba peaaegu käima läinud? No eks iga kevad ole selline paljudele nii palju ootust juba hingematult sinna talvest saadik, et see esimene üritus on alati tulnud nii rõõmsalt ja nii selliselt hästi vastu võetud. Ja kuidagi Tartu on selline koht, kus ma ei tea, pilvi ei ole vist olnud juba 5 aastat ja seda just esimesel üritustel. Mis on selles autos nüüd teistmoodi kui ühes tavalises autos? Mis aeg, raha ja tehnika sisse pandud on? Ma arvan, et siin on turva peale pandud ja topeltpiustid ja veel nipet-näpet, mida ei räägiks. Aga see on kiirendusvõistlus, et kindlasti peale selle turbo, mis see peale pandud on siia võib-olla ka midagi veel, et olen kuulnud, et neid eibitakse siin kinni. Mootorid ise on tehtud ja ventvel on vajetatud, plokikraan on tehtud, kanalid suuremaks ja edasi, porditud ühesõnaga.
aga väga hea. Ma loodan, et sul läheb selle võistlusel hästi ja... Kõik, tänan ikka. Aga mida üldse tähendab selline kiirendusvõistlus teie jaoks? Kas ta on lihtsalt, et üks on see võistlusmoment, eks ole, ja ma tulen nagu näitan oma autot siin teiste väga vingete autode seas. On see lihtsalt üks selline näitus või on see tegelikult ikkagi juba täielik elustiil teie jaoks? No rohkem ta elustiil on võib-olla. Siin saad oma selle välja elada selle raja peale, see seltskond siin ja kõik see. See ei ole mitte pelgalt lihtsalt olemine ega näitus, vaid see on täielik elustiil. No nii, mehed. No tundub, et päev täielikult käib. No muidugi käib. Millal päev peal hakkas? Hommikul vara juba. Eile õhtul. Mida tähendab üldse teie jaoks selline üritus? Kas see on lihtsalt üks kohale tulek, sõpradega lahe olemine ja ilusat autode näitus? Mina arvan ka, et see on elustiil. Ja see elustiil nagu Eestis kogu populaarsust nagu näha. Siin 2-3 aastat tagasi oli kõvasti vähem autosid. Huvi kasvab Eesti noorte seas. Et ei ole mõtet nagu kuskil tänaval kiirendada ja värki, et selle jaoks on nagu ametlikud üritused ja saab siin ennast välja elada. Aga palju tegelikult selline hobi võtab siis reaalselt raha? Hobi võtab ikka väga palju raha. Kõik võtab ära, absoluutselt kõik, mis läheb hobi peale. Laod oma talvel auto kokku tulnud võistlustele, 2-3 võistlust sõidad, kõik vähe, liiga vähe. Jälle talvel ehitad autot ja niimoodi aastast aastasse. Aga mis see siht on? Võimalikult kiiresti see 400 meetrit läbida. See tunne seal roolis, see on metsikult mõnus. No. Et kui on ikka suhteliselt võimas auto, siis see on kirjeldamatu tunne. No, mina mõtlen, et kui te selle asjaga nii palju tegelete, siis ilmselt on teie sõprusringkond ka kõik siuksed mehed, kes kiirendavad ja sõidavad. Ja? On niimoodi, jah? Täpselt nii ta on. Ja et tulete kokku ja putitate koos autosid ja tulete siia kiirendama? Pigem selle putitamise poole pealt on nii, et siin Tartus vähemalt on nagu eraldi siuksed leerid, kus tehakse ja kes teeb. Et ei ole päris nii, nagu, et kõik saavad ühes garaažis kokku tehakse. Et ikkagi on mingi konkurents on ka. Aga vahel on teil sellistel autovendale selline maine, et vaatavad ilus tüdruk teie ääres ja krutivad akna alla ja kutsuvad peale. Ja? Et kas te teete ka niimoodi või? See on tehtud. Ei, eks on tehtud, aga... Tehtud on kindlalt selliseid asju. Aga ju siis ei meeldi auto või on arglikud need Eesti naised, ma ei tea. Kus maalt läheb teie jaoks nagu piir, kes on rullnokk ja kes on nagu tõsine elustiili harrastaja? Või tema ongi see elustiili harrastaja? Rullnokk on pigem see, kes linna vahel kihutab. Olgu, ütleme, et tal on auto nii a la 2-liitrine, 2,5-liitrine ja üritab sellega näidata nagu rahvale oma klassi. Et näiteks ta läheb kuskilt Statoilist välja, tal rehv ei käi lihtsalt ringi ja ta üritab seal külges minna ja siis enamjaolt kõik naeravad selle peale, see on nagu rullnokk. Aga see, kellel tõsiselt on seal 400-500 hobujad kapoti all, tal on tõsine relv. Et siis ta alati võib-olla ei näita seda, on ju? Jah, ta ei näita seda, ta ei pea näitama. Kuigi mina näitaks. No vaat selline nägigi välja hooaja esimene kiirendusvõistlus Drag Race 2009. Ma loodan, et te leidsite siit endale väga palju huvitavat ja võib-olla tahate ka nüüd hakata ise oma autot kiiremaks tegema ja sellist elustiili elama hakata. Viimased sõnad annan ma ka meie noorele saatejuhile, nii et vaadake, kuidas ta selle oma esimese tööpäevaga hakkama lõpuks saab. Nii, minu huvi on igatahes kasvanud selle tunni aega, mis me siin veetnud oleme. Ja loodan, et järgmine aasta on siin juba topelt koguses rahvast. Ja loodan, et te ka hääletate minu poolt ja et mina olen järgmine TLR TV saatejuht. Head aega! Ciao!